Koolilapsed, kes elasid Hongkongis, leidsid odava viisi kõrgesse tõusta. Madala kvaliteediga heroiin maksis vähem kui 1 õlu ja lõunarahast piisas paariks tabamuseks. Heroiin asetati väiksele alumiiniumi fooliumile ja kuumutati kas tikkude või küünlaabil, kuni see hakkas suitsu tekitama ja suitsu sisse hingati. Protsessi, mida kutsuti lohet taga ajama, oli populaarne, kuni see oli lihtne teostada ja andis kohe tulemusi. Reformierakond Eestis on leidnud oma viisi lohe tagaajamiseks, mille tulemusena reformikad esitlevad end kui fiskaalselt vastutavana, ajades taga tasakaalustatud eelarvet ja kasvavat SKT-d. Aga SKT kasvatamine on võimul oleva erakonna jaoks käkitegu, nagu suitsu sisse hingamine. Minul on raske mõista sellist poliitikat. Sageli ma ei saa aru, kas sellist rahapoliitikat juurutatakse siin naiivselt või on selle taga hoopis kas kurjakuulutavad või heatahtlikud motiivid. Tõeliselt suurepäraseks näiteks minu segadusest on otse valitsuse püüe eelarvet tasakaalustada maksude tõstmisega. Sõidukimaks, käibemaksu tõstmine, ühistranspordi toetuse kaotamine ja rumal ettepanek lemmikloomade registreerimiseks. Positiivsest küljest võivad need poliitikad suurendada valitsuse tulusid. Negatiivselt võib valitsussektori tulusid suurendada ka hoopis riigi kulutuste vähenemine. On tõenäoline, et need ebapopulaarsed poliitikad võivad olla seotud valitsuse tulude vähenemisega. Näiteks on mõeldav, et sõidukimaksude rakendamise ja lemmikloomade litsentsimisega seotud bürokraatia on kallim kui sellest saadav tulu. Samuti on tõenäoline, et ühistranspordi kulude vähenemine võib suurendada erasõidukite kasutamist, mis nõuab rohkem kulutusi teede ehitusele ja hooldusele. Kui mõelda, et Reformierakond rakendab maksutõusu ainult SKT kasvule, võiks sellised meetmed olla seletatavad. Juba keskkooliõpilasena sain aru, et maksude kogumine läheb sageli kallimaks kui valitsusel sellega saadav tulu. Keskkoolis olles uurisin Woodstocki linna parkimisautomaate. Linnas auto parkimiseks oli vaja parkimisautomaati münte sööta. Mida rohkem münte, seda kauem oli seal parkimine lubatud. Linnavalitsus palkas 2 trahvipolitseinikku, kes valvasid, et makstud aeg pole lõppenud. Linnavalitsus kulutas ka parkimisautomaatide paranduse ja remonditšehhi asutamise ja mehitamise peale. Vaja oli parkimisautomaate ka osta ja paigaldada ning kõik need kulutused ületasid kogutud raha väärtuse. Minu tehtud ettekanne linnavalitsusele tõi sellele mõttetule programmile lõpu. Tuletan meelde, et SKT, sisemajanduse kogutoodangu valem on SKT võrgub T plus I plus V plus X miinus M. T on tarbijakulutused, I on äriinvesteeringud, V on valitsuse kulutused ja X miinus M on netoeksport, eksport miinus import. Nominaalne SKP, sisemajanduse koguprodukt, hõlmab riigi kodanike, ettevõtete ja valitsuse poolt toodetud kaupu ja teenuseid sõltumatu sellest, kas tootmine toimus riigisiseselt või välismaal. Tavaliselt eeldavad majandusteadlased, et mõlemad valemid on ligikaudu võrdsed ja neid saab kasulikult kombineerida. Aga kokkuvõttes erinevad SKP ja SKT selle poolest, kuidas arvestatakse välismaal toodetud kaupade ja teenuste mõju majandusele. SKP arvutamisel arvestatakse nii riigisiseselt kui ka välismaal toodetud kaupade ja teenuste panust, samas kui SKT hõlmab ainult riigi territooriumil toodetud kaupu ja teenuseid. Aga SKT valemi põhjal
saame hõlpsasti välja pakkuda mitmeid valitsuse poliitikaid, mis kindlasti suurendavad SKT-d. Näiteks võiks valitsus tõsta kõigi riigiametnike palka absurdse summa võrra, ütleme 50%. Selle tulemusena suurenevad valitsuse kulutused, nagu ka iga riigiametniku kulutused ja järelikult ka SKT. Kas see on juba juhtunud? Valitsus võib toetada poliitikat, mis kõrgendab inflatsiooni. Seda suuremalt ja kiiremalt kasvab inflatsioon, seda rohkem tarbijad kulutavad ja seda kõrgemale tõuseb SKT. Samuti inflatsioon tõstab valitsuse kulutusi hangitud teenustele. Jälle, kas selline poliitika polegi praegu käigus? SKT valem ei puuduta võlga. Kas teie isiklik krediitkaardivõlg, teie isiklik pangavõlg või riigivõlg? Järelikult tõstab isiklikult laenatud raha võimalust kulutada rohkem toidule, riietele ja eluasemele ja seejärel tõsta SKT-d. Ehkki võlg vähendab lõpuks teie elatustaset, kui on aeg võlgu tagasi tasuda. Samuti on valitsuse laenud kinnisvaraarenduse, pagulaste ümberasutamise, relvade ostmise ja üleandmise, utoopilised merealused tunnelid ja ebatõenäoliselt tulusad raudteed süsteemile kulutused, mis suurendavad SKT-d. See on ilmselge. Eesti majandamisvõlg moodustas 2023. aasta septembris ligi 40% riigi nominaalselt SKP-st ja poliitika, mis nõuab võlga, seega suurendab majanduskasvu indikaatoreid. Maksude tõstmine on ka kindel viis nõuda kodanikelt suuremaid kulutusi. Elus püsimiseks on vaja toitu, ravimeid ja eluaset. Kõik, mida valitsus nende kulude suurendamiseks teeb, viib selleni, et kodanikel ei jäägi muud üle, kui need kõik kinni maksta. Sõidukite, lemmikloomade, toidu ja ravimite maksud võivad nõuda kodanikelt rohkem kui ühte töökohta, kuid kodanike heaolu on selle valitsusega ära neetud, sest need kodaniku kulutused tõstavad omakorda SKT-d. Ja ärgem unustagem, et meie valitsus nõuab aktsiisimaksu alkohoolsetele jookidele, tubakatoodetele, kütusele, elektrile ja teatud energiatoodetele nagu kivisüsi ja kütteõli. Toon selle välja, sest pean SKT-le keskendumist ühemõtteliselt oma inimestest hooliva valitsuse veaks, mitte vooruseks. Tarbijate kulutuste suurendamise asemel on ka teisi võimalusi, mis asjata ei tühjenda tarbijate taskuid. SKT tõuseb ka siis, kui tarbijaid lubatakse rohkem oma heaolule kulutada, kui valitsusele sundviisil kinkida. Valitsuse kulutused peaks olema suunatud kodanike tervise ja heaolu parandamisele, mitte aga elatise pensionäridel viimaste sentideni väljakratsimisele. Valitsuse õpetamiseks kinnitan, et kõik tarbijate kulutused ja kõik valitsuse kulutused suurendavad SKT-d. Tarbijate sundimine kulutama valitsusteenustele, mida nad ei vaja ega soovi, suurendab SKT-d, kuid suurendab ka kodanike pahameelt. Samuti suurendavad kõik valitsuse kulutused SKT-d, kuid kulutused, mis ei ole kodanike heaolule olulised, võivad põhjustada ainult pettumust valitsuse vastu. Valitsused peavad näitama oma tähelepanu pigem kodanike vajadustele, kui bürokraatide ja ametniku soovidele saada rohkem tähelepanu, reisida ja omastada muid soodustusi ja mugavusi.